Siit Basic paneeli pealt ma leian altpoolt kaks sellist asja nagu Vibrance ja Saturation. Põhimõtteliselt nad teevad mõlemad värve erksamaks, aga neil on siiski väike vahe. Nimelt Vibrance teeb erksamaks ainult neid toone, mis on algselt juba vähem erksad. Näiteks kui ma Vibrance'it tõstan, siis näed sa, nahatoon ja liiv eriti lähevad kohe selliseks märksa kollasemaks. Kui ma liigutan aga Saturationit, siis esimene asi, mis ma näen, on see, et see punane kott, mis siin maas on, et see läheb veel punasemaks. Ja loomulikult kõik muud toonid ka. Sellepärast ongi teinekord hea kasutada just Vibrance'i, sellepärast et erksad toonid on juba niikuinii erksad ja sa ei taha, et nad muutuksid selliseks neooniks või täiesti kiiskavaks. Nüüd, kui ma tahan täpsemalt näiteks nahatoone või taevast või midagi muud korrigeerida nagu värvi mõttes, siis selle jaoks on hea see HSL Grayscale paneel siin. Siin Hue all saan ma muuta siis erinevate olemasolevate värvitoonide värvi. No näiteks kui ma tahan nahka saada natuke kollasemaks, siis ma liigutan seda oranži siia paremale poole. Nii, jätame ta kuskile siia näiteks +10 peale. Ja kui me tahame natuke rohkem sellist päevitunud ilmet saada, siis teeme näiteks niiviisi, et oranžika nahatoon ka tegelikult on kergelt oranži ja kollase vahepealne, siis oranžid ja kollased tõmbame natuke tumedamaks siit luminantsi alt. Ja samamoodi ma tahaks muidugi, et taevas oleks mul ka ilusti selline sinine ja türkiisid ja sinised ma tõmban ka siit natukene tumedamaks ära. Näed sa, kuidas taevas läheb kohe tumedamaks. Ja taevaga ma teen veel sellise triki ka, et võtan siit Saturationi alt sinised ja panen neile natuke erksust juurde veel. Ja selle aquas noolekesega samamoodi. Ja ma märkan siin ka sellist asja, et tegelikult see punane kott tõmbab siin tähelepanu päris kõvasti enda peale ja sellepärast ma näiteks punastel tõmban siin erksust allapoole natukene. Nii, nüüd ta kaob palju paremini sinna tahaplaanile ära. Ja võingi tegelikult värviga ilmselt nüüd rahule jääda.